Eelmisel korral, kui Katrin käis metsas, uurisime järele, mismoodi käib harvesteri ja mismoodi käib praakeri töö. Täna uurime aga, mis saab palkidest peale seda, kui nad on metsas maha võetud ja koormasse laotud. Urmas Treial, mis tegelikult siis palkidega edasi juhtub? Ma alustaks natuke veel poole eespoolt, et see, kuhu palk peab minema, on juba ammu ära määratud. See on juba toimunud lepinguga, on see palk maha müüdud ja lepingupartneriga on kokku lepitud, mis on selle palgi hind, mis on tema kvaliteet, tema mõõdud ja kuna ta peaks kliendi õuele jõudma. No, kus te teate, mis palk teil metsast tuleb täpselt? No, harvester paneb ju metsa sisse ja siis hakkad palgid tulema järjest. Mets on ikka eelnevalt ära hinnatud ja prognoos on antud, et millist palki ja millise mõõduga sealt tuleb, et see on teada juba enne. Ja tegelikult me võime öelda, et metsaservas on iga palgi saatus praktiliselt teada, kuhu ta läheb, kellele ta läheb ja suurema ettenägemisvõimega võiks isegi välja mõelda selle, et mille jaoks ta läheb. Täpselt nii ta on. Ja palke toodame väga erinevatele ettevõtetele, nii alates palkmajatootjast, saematerjalitootjast, liimpuidu, mööblitootjast, aknaukse-tootjast. Eesti kõige suurem saeveski on see, kus me praegu oleme, ehk siis saeveski Imaveres. Kui palju RMK siia toob palki? RMK toob siia aastas natuke alla 200 000 tihumeetri palki. Miks RMK just Imavere saeveskiga nii tihedat koostööd teeb? Meie jaoks on just oluline, et kogu see pikaaegselt valminud ressurss, et ta jõuaks ikkagi nendele klientidele, kes oskavad kõige rohkem selle lisandväärtust juurde anda, kes on kõige targemad. Enamus Eesti puidutööstusi on RMK kliendid ja oleme nendega pikaaegsetest suhetest läbi keskuslepingute. Nii nagu te kuulsite, on siis tegelikult teada, mis palgid siia saeveskisse jõuavad. Mis saab siin aga edasi, sellest räägime kohe selle suure masina juures nüüd. Tiit Vallab, kui palgikoorem jõuab Imavere saeveskisse, siis esimene masin, mis teda vastu võtab, on siin meie selja taga. Mis selle masina nimi on? See on palgisorteer. Palgisorteer. Mismoodi see palgisorteer siis tegelikult töötab? Palgisorteeris siis on erinevad mõõteseadmed. Mõõdetakse iga palgi pikkus, läbimõõt. Selle järgi leitakse palgi maht ja operaator annab igale palgile ka kvaliteedi. Tegelikult iga palk uuesti tuvastatakse siin ära, mis sinna kuhja on läinud ja mis siia tegelikult toodud on. Ja, täpselt nii. Nii, ja kui me seda tööprotseduuri siit kirjeldame, mis siin meie selja taga toimub ja mis edasi saab seal? Edasi on metalliotsija, tuvastatakse, kas on palgis metalli või ei ole. Siis on Imaveres on kasutusel ka röntgenpalgimõõdik. Röntgenmõõdik? Jah, et me oskame juba palgist ennustada, mida me sellest, millist materjali me sellest saeme. Edasi tuleb 3D palgimõõdik ja siis vastavalt nendele mõõtmisandmetele igale palgile määratakse kindel tasku, kuhu ta kukub. Ehk need langevad palgid selle liini peal ei ole sugugi mitte juhuslikult langevad palgid, vaid nad tegelikult peavad täpselt selle koha peale kukkuma, kus siis tõstuk ta oma hunnikusse pärast ära viib. Ei, nad juhuslikult ei kokku ja nad ikka mingi süsteemi järgi. Kui palju siit selle masina kaudu, selle mõõdiku kaudu palke päevas jõuab läbi käia? Me nädala sees töötame ööpäeva ringselt ja tihumeetritest on raske rääkida, aga ütleme kuskil 15–16 000 tükki. Tihumeetritest kuskil 2500–2800. See masin tundub olevat meie selja taga suhteliselt nagu robustne, nagu palgid on ka suured ja võimsad. Kui täpset mõõtmist ta tegelikult võimaldab, näiteks kaalu ja pikkuse osas, kui täpsed numbrid ja andmed te saate? No, programmi mõõdiku valmistaja poolt on ette antud +-1 ühik ehk läbimõõdus +-1 millimeeter ja pikkuses +-1 sentimeeter. Kord ööpäevas tehakse ka testimist ja korra nädalas tehakse kontrollpalkide mõõtmist, et vaadata, kas kõik pikkused läbimõõdud määratud kvaliteedid vastavad ette antud nõuetele.